Selline võiks siis välja näha Sirgu-BESS, ehk siis nagu nimi ütleb, on see inspireeritud kohanimest Sirguliina, kuhu siis Eesti kapitalil põhinev äriühing Biotech hakkab rajama akuelektrijaama, mis saab olema oluline samm energiatõhususe kindlustamisel. Akujaam on suhteliselt uus mõiste energiaturul. Valdav tööprintsiip on see, et selles olukorras, kus on elektri ületootmine võrgus valdavalt siis taastuvelektrijaamade poolt, siis nendel hetkedel toimub akude laadimine ja nendel hetkedel, kus tegelikult see taastuvenergia tootmine ära kukub ja meil nagu teada, siis tekivad need sellised piigid või elektri hind on inimeste jaoks väga kallis, siis nendel hetkedel on võimalik akudest anda võrku elektrit ja sellega tegelikult peaks langema ka tarbijale elektri hind. Täna allkirjastati Lõuna-Korea suurtootjaga LG Energy Solution akude tarneleping. Ilmselt Hiinast oleks saanud soodsamalt, usaldusväärsete riikide kasutamine sellisel otstarbel pole aga vähem oluline. Riigi vaates saab sellist tegevust ainult soosida. Akud on modernse elektrisüsteemi lahutamatu osa. Neid on rajatud juba üle 300 megavatti Eestisse ja üle Euroopa neid kerkib järjest juurde. Ja nüüd hiljuti on tulnud mitmeid 100+ megavatti suuruseid akupargi otsuseid, mis siis rajamisel on. Mida nad aitavad? Tavainimese jaoks nad aitavad seda hinna volatiilsust vähendada. Et päevasiseseid hinnatippe maha võtta. Tõsi, see tähendab ka, et need kõige madalamad hinnad, need ka vähenevad. Aga üldiselt see tähendab, et see volatiilsus väheneb ja akud seda aitavad meil vähendada. Lisaks aitavad akud meil hoida ka sagedust. Spetsiaalseid toetusmeetmeid akujaamade rajamiseks riigil poolt veel selleks ei ole. Sirgu-BESSi esimese etapi võimsus saab olema 100 megavatti ja salvestusmaht 200 megavatt-tundi. Sellega kataks ära poole Tartu linna vajaduse. See toimub ikka tavalise turu põhimõttel, et nendel hetkedel, kui on, nagu ma eelnevalt ütlesin, kui on siis elektri üle tootmine ja tegelikult meil taastuvenergiajaamadest toodetav elekter põhimõtteliselt jääb üle, nendel hetkedel on võimalik siis akusid laadida. Akuga on selles mõttes hea, et teda saabki sinna rajada, kus see parasjagu vaba võimsus on. Et ka see akupark ju ei paikne meil siin Tallinna kesklinnas, vaid hoopis kaugemal ja selliseid parke on võimalik rajada autonoomselt töötama ja sinna, kus on parajasti vaba võimsust. Sirguliina rajatav akujaam on projekteeritud laienemisvõimalusega. Tulevikus on tal potentsiaali kasvatada salvestusmahtu kuni 800 megavatt-tunnini.